Tervitused kõigile võrkpallihuvilistele. Mina olen Nikolai ja ma olen võrkpallikohtunik. Käes on oktoobrikuu, järelikult algas uus hooaeg. Eesti Võrkpalliliit on saanud FIVB-lt ehk siis Rahvusvahelised Võrkpalliliidult juhised teatud reeglite rakendamiseks. Mistõttu otsustasin ette valmistada mõned klipid uute juhiste kohta, mis on laekunud Võrkpalliliidult, Rahvusvahelised Võrkpalliliidult. Mina osalesin võrkpallikohtunike seminaril, kus räägiti uuendustest ning otsustasin rääkida käesolevas videos teile kattest. Pisike disclaimer. Kattest rääkidest ei saa mainimata jätta servi. Servil on olemas ka teine termin ja selleks on palling. Seega, kui te edaspidi kuulete minu jutust või kellegi teise jutust, et keegi räägib pallingust, siis tegelikult pallingu ja servi vahel on võrdusmärk. Vastavalt kehtivatele reeglitele 12.5. Pallingut sooritava võistkonna mängijad ei tohi segada pallingut vastuvõtjad mängijad individuaalse või kollektiivse kattega, varjates pallingu lööki ja palli lennutrajektoori. Palliva võistkonna mängija või grupp mängijad teevad katte, kui nad vehivad kätega, hüppavad ja liiguvad nii, et varjatud on nii pallingu löök kui ka palli lennutrajektoor enne, kui pall jõuab võrgu vertikaaltasapinnani. Kui vähemalt üks neist vastasvõistkonnale nähtab, ei ole tegemist kattega. Reeglid ennast ei ole muudetud. Tavaliselt ametlike võrkpallireeglite muutmine käib iga 4 aasta tagant. Kuid juhiseid uuendatakse üsna tihti, reeglina korra aastas. Ning viimased juhised said uuendatud möödunud kevade lõpus. Ning viimase redaktsiooni kohaselt võib mõnele teist tunduda, et katted ei tohigi enam teha. Ja teil on absoluutne õigus, katted ei tohtinud ka varem teha. Lihtsalt varasematest juhistest oleva punkti sõnastus võimaldas tõlgendada reeglid palju laiemalt. Juhiste viimases versioonis on vastav punkt läinud 2 korda pikemaks ning sõnastus kattereegli rakendamise osas on läinud palju konkreetsemalt. Sellest lähtuvalt täpsustan, mis asi on servi või pallingu katte. Tegu on tegevusega, kus servimeeskonna mängija või mängijate rühm kätega vehkides, hüpates või küljele liikudes või seistes grupeeritult takistab vastasele nägemast servi ja palli lennutrajektoori. Kõige paremini saate aru enda katteveast siis, kui suudate vastata jäätavalt järgnevale küsimusele. Kas mina või minu võistkond proovib või proovis ära varjata meie servi? Et siin ei pea isegi välja võtma joonlaudu. Kui esimene kohtunik tunneb ära ja siin on tegu kohtuniku enda sisemise anduri tundlikkusega, et võistkond on teinud katted, siis tegu on veaga. Kuidas siis esimene kohtunik tuvastab seda? Kui mängijate käed on peast kõrgemal, võib kohtunik sellest märku anda neile ja reeglina ta juhib sellele tähelepanu. Mängijad võivad ohutuse huvides kaitsta oma pead, kuid selleks ei tohi tõsta käed enda peast kõrgemale. Selleks, et teil tekiks parem pilt sellest, mis on lubatud ja mis ei ole lubatud, näitan teile mõned klippide pildid ette. Vasakul pildil oleva mängija käteasend on kooskõlas reeglitega. Kui ta ei hakka kättega vehkima, kuni servi löödud pall on ületanud võrgu tasapinda. Käed on küll pea kõrgusel, kuid juhis lubab asetada käed pea kaitsmiseks siis pea kohale. Kui mängija oleks asetanud enda käed peast kõrgemale või oleks hoidnud käed peast lahti, siis seda saaks tõlgendada kui ette kavatsetud katte tegemisega. Kui keegi tahab asetada käed enda ette selleks, et saaks kiiremini blokile hüpata, siis kõige mõistlikum oleks asetada käed enda ette. Niiviisi, et käteasend ei tee keha nii-öelda laiemaks. Selvert Altech mängis umbes 6 aega tagasi ühe Hollandi võistkonnaga ning antud mängus vilistati nii kodu kui ka külalisvõistkonnale kattevea. Vaatame paar olukorda üle ning alustame külalisvõistkonnast. Külalise servi ajal me näeme, et eesliini mängijad on koondunud positsioonile number 3. Iseenesest sellist koondamist ei saa katteveaks lugeda, kui mängijate käed oleksid all. Kuid kahjuks antud videos me näeme, et vähemalt 2 mängijal on käed tõstetud enam-vähem pea kõrgusele, peast lahti ning mina kohtunikuna tõlgendaks seda katteveana ja seda siis grupeeritult, kuna minu jaoks soovib servi võistkond ära pirata vastasvõistkonna vaatlust. Mis jällegi on keelatud ja antud situatsioonis on tegu katteveaga. Vaatame järgmise lõiku.
Siin me näeme, et vahetult enne servi on 2 eesliini mängijal käed peast kõrgemal. 3. mees hoiab käed kukla peal. Viimane tegevus on täitsa lubatud, kuna mängija kaitseb pead. Vahetult enne palli lööki servil otsustas keskel ees olev mängija käed alla lasta, kuid temast vasakul oleval mehel käed peast kõrgemal. Selle põhjal fikseeris esimene kohtunik kattevea ja kui te vaatate mängijate reaktsiooni, siis on väga selgelt näha, et mängijatega on eelnevalt räägitud, keegi ei võta teravalt selle otsuse vastu. Mõnel on küll küsimusi, kuid laias laastuses suuremat protestimist ei ole. Ja nüüd vaatame veel paar klippi. Esimeses klipis on puudu ainult efektid, mida multikates kasutatakse suurema tähelepanu pööramiseks momendile. Siin on olemas kõik elemendid, mille järgi kohtunik saaks tuvastada kattevea, kuid milleski pärast kohtunik ei ole sellist viga fikseerinud. Samas mängust on olemas ka teine sarnane moment ja siin ei ole tegu vana mänguga. Üsna värske mäng, ehk siis juhised olid selleks ajaks alaliitudele välja saadetud, kuid selline erinev käitumine rahvusvahelise kohtuniku poolt näitab meile seda, et me oleme suhteliselt algusfaasis antud reegli rakendamises. Võttes kokku need situatsioonid, mis olid eelnevalt kirjeldatud, võiks öelda, et üsna keeruline olukord, eks ju. Eks uute reeglitega on tihti nii, et me oleme ära harjunud vana rutiiniga ning uute liigutuste sisse juurutamine võtab aega. Tegu on hooaja algusega ning on arusaadav, et nii mängijatel kui ka kohtunikul kuulub aega selleks, et oma käitumist viia kooskõlla uute juhistega. Enda poolt soovin kõigile rahulikku ülemineku perioodi ning jätke pall lendu. Kui teil on küsimusi, siis ilmselt teate, kuhu võib need kirjutada, on ju sinna kuskil alla. Kui video meeldis, siis pane videole like ja hakka kanali tellijaks.